Tere, mu armsad vaatajad ja kuulajad. Täna ma olin kutsutud jagama kaarte ja võib-olla siis jagama mingisugust sõnumit läbi kaartide kindlatele inimestele, kes vajavad mingisugust turgutust või kinnitust. Ja siis ma mõtlesin, mul on siin 5 kaardipakki, et oleks nagu aeg vist hakata jagama neid. Mul on siin eestikeelsed inglitarod ja eestikeelsed inglitarod. Siis on mul siin veel ühed inglikaardid. Siis on mul Witches tarot. Ja siis on mul Tot tarot. Ja siis on mul klassikaline tarot, Centennial Edition. Ma mõtlesin, ma siis teen mingisuguse introductioni ja tutvustuse sulle. Sest ma tunnen, et inimestel on võib-olla nagu seda sõnumi vastuvõtmist läbi kaartide palju kergem teha. Tegin omale smuuti ja siis istusin maha. Ma ennem sain muidugi ka nagu sellise märgiga endale, et nüüd on aeg. Sain 3 viite inglitarost ja siis saatuse ratta ja tähe. Nii et ma hakkan nüüd kaarte panema. Nii et kui sul kaardid ei meeldi, siis vaata mu kanalilt mingisugust teist informatsiooni. Vaatame. Info jookseb. Kombineerime siis selle kaartidega. See on lihtsalt minu jaoks mingisugune, mis on minu jaoks tööriist. Tööriistad on kaardid. Ja ma endale enam ei tahaks väga panna kaartne. Vesirüütel, ehk siis karikate rüütel tuli mulle siia laua peale. Jooksis niimoodi kiiresti. Nii kiire. Siuke nagu mingi, tunded on siin niimoodi. Ja siis on see tasakaalu hoidmine. Siis vaatab seda, et mitte ükski tilk maha ei kukuks. Mul on kõik siin peopesa peal. Ma toon sulle selle. Okei, päris hea. Tuli niimoodi kiiresti välja. See on päris hea kaart. Armumine või abieluettepanek. Vajadus tasakaalustada tundeelu kutseüritusele, ütleb see kaart. Aga vaatame siis, mis ta endaga kaasa toob. Näen ilusat valmis meestrahvast. Tuleb selline oma karikaga. Karikus on puhas, vesi on puhas, ülipuhas energia. Ülipuhas energia. See võib olla ka mingisugune ettepanek või mingisugune võimalus. Puhas, väga selge võimalus. Õhk 4. Hobused on siin. See on siis mõõkade 4. Mõõgad on õhk, on ju. See on tervendus kindlasti. Selle rüütliga tuleb kaasa tervendus. Puhkus. Selgus mõtetes. Üliselge energia nagu. Ülimõnus. Mulle väga meeldib see. See tõmbab mu täiega üles niimoodi. Puhas. Mis selle energiaga kaasa tuleb siis? Selle selgusega. Kuidas ennast ette valmistada, et see vastu võtta? Tuli 7. Oh, kui ilus.
7 on hea number. 7, 4 on head numbrid. 7 on baas. No see kaart ütleb, et kaitse enda uskumusi ja otsuseid. See on tegelikult hästi aktuaalne teema praegu. Praegusel ajal on vaja ennast kaitsta, õppida ennast hoidma, distantseerida ebavajalikest energiatest ja inimestest, olukordadest, kohtadest, et see on hästi suur. Ja see võtab aega meil, et oma energiat korda saada. Jah, selles mõttes, et väga, see on selline ülevoolav energia, ehk siis see, mis vesirüütel ja siis see puhkus ja siis see energia on ju, see on hästi selge helesinine energia, selline mõnus puhtus ja see energia võib tegelikult ligi tõmmata ebapuhtust nagu magnetina, nad ei saa midagi sinna teha, on ju, magnetina. Need pimedad energiad, mis tegelikult otsivad mingisuguseid teisi lahendusi kuskilt mujalt teistest inimestest, siis nad hakkavad tulema ja hakkama mõjutama. Ei, ära mine sinna, ära tee seda, ära mediteeri, ära laula, ära tee, ära puhka, ära mine puhkama, sa pead töötama siin, sinu vaja raha teha, ära mine puhkama. Aga see ütleb seda, et jää endale kindlaks, vaata, see draakon tuleb ka sinu selja taha. Ülivärviline, on ju. See on vikerkaare draakon nagu. Üliäge energia on siin praegu. Okei, võtame siin teised energiat, kaardid ka peale. Võtame uuesti inglikaardid kaasa. Oi, kohe tuli välja. Okei, jah. Jumalik juhatus. Võid seda võtta, kui jumaliku juhatuse näed, see on see täht, taevane täht. See lugemine, see, et ma siin loen sulle ja sa jagad seda informatsiooni, see on sinu jaoks jumalik juhatus. Sa kuulad iseennast, on ju. Issand, see läheb nii ilusaks energia juba. Ja, loodus. Ja, hetke võtmine, iseenda aja võtmine looduses kindlasti maandab ja toob sind enda juurde tagasi. Praegu on iga film ka, ma lähen kindlasti peale seda lugemist õue. Mis veel? Mis see crowd ütleb mulle? Kus on hästi palju ülevaalavat energiat. No, sõprus. Just, see tunne, see selguse energia, kui sa tunned, et see on selguse energia, kui keegi tuleb oma tundeid sulle näitama või puhtust, siirust, ausust, armastust, sa võid usaldada seda tunnet ja tuua seda süütuse sagedusele, eks ole. Niimoodi sa testid kõike, mis sinu ümber tuleb. Süütuse tasandile, sõpruse tasandile, koosolemise tasandile. Ma tean, et väga paljud on oma südame niimoodi kaitsesse pannud niimoodi need ja siis ei taha enam isegi ei oska isegi enam loota või uskuda, et keegi üldse tuleb praegu. Praegu on keerulised ajad, eks ole. Aga siis, kui on nagu, sa tead, et see on jumalik juhatus, on ju. Sa oled endaga tööd teinud, sa oled ennast viinud sellisesse sagedusse, kus sa oled puhtuses ja usus ja lootuses, siis tegelikult see, kus sa oled olnud, see võib tuua sind sellise kohta, kus sinu juurde tulevad sellised inimesed, kes on hoidnud ka oma südant ja oma karikat puhtana. See peegeldab sulle tagasi. Ja kui sa oled endaga
tööd teinud, siis on sul valiku või tähendab vahet tegemisvõime siis väga hea. Ma ei tea, praegu tulid need. Vahet tegemise võime. Aga ma tunnen, et vahet tegemise võime poleerimine, see on üks võime, seda on võimalik endal õppida. Kindlasti terve elu õpetab meile seda vahet tegemise võimet. Nii, vaatame, mis inglid mulle annavad siis. Kuu. Müstika. Müstika. Ja siis müntide 3. No seal on inimesed, kes teevad mingit kuumaagiat. Et sa ei oleks selguses. Ja nad on võib-olla väga kaua aega teinud selleks, sellepärast sa oledki üldse sellises pimeduses võib-olla on hästi pikalt. Ei saa edasi minna ja midagi ei toimi. Inimesed on teinud kuumaagiat. Ja nad ei tea, mida nad tegid, sellepärast ongi seal mingisugused konkreetsed tagajärjed, millega nad ei ole üldse arvestanud. Ja kui sul on jumalik juhatus, siis tegelikult kõik toimub põhjusega. Me valgusolenditena oleme väga tihti pandud sellistesse olukordadesse, kus pimedad olendid tulevad ja siis tegelikult nad tulevad lõksu. Vau! Ma räägin vist õigele inimesele seda. Ma räägin inimesele, kes on mõeldud tegelikult tulema rääkima ja jagama õpetust. Kõik, mida ta on teinud, mida sa oled teinud, on õpetus, jumalik juhatus on valguseks ja väga kõik, selles mõttes, et ülempreestri kvaliteet on väga tugev jumalik juhatus. Kõik toimub põhjusega. Ja kui ülempreester tuleb sellisesse energiasse, siis tegelikult ta on tulnud siia selleks, et see paljastada. No, et ma saingi oma jah, ma räägin vissirüütel ja see puhkuse hetk on ja see on see, kui sõprus, see on see vana ja uus tuleb kokku ja ühine jagamine, süütus, siirus. Selles mõttes, et ega see kuumaagia, üleüldse maagia, mis on tehtud kolmainsuse nimel ja see oli selleks, et ülempreester ei saaks teada, kes ta on tegelikult, et see ei toimuks. Päris sõprust tuleks sinu ellu. Väga selge igal pool nagu sõprus on ja see on Six of Cups ja siis siin on ju näha see ülevoolav, üle mõistuse mõttetu energia peab ennast kaitsma on ja see näitab, et siin on tehtud alateadvuse deprogrammi või nagu blokeeringud pandud täiskuuga või noore kuuga, mis iganes, praegu tuleb ka noor kuu.
Ja siis jah, kõik kaardid peegeldavad ühte sõnumit. Nii et tegelikult esimene tuleb Rüütel, ta hüppas välja kaardipakist. See võib olla võimalus, see võib olla inimene, sõprus, kellel on väga palju anda, kes on tema teele tulnud, on ju. Väga puhas, selge energia. Ja ma tunnen, et sa oled jõudnud sellisesse kohta, kus sa oled väärt puhtust, puhkust, oma energia olemist, et ei pea enam võitlema oma alateadusega. Ja kindlasti selle preestriga tegelikult ülempreester näeb ja kuuleb kõike ja ta on ka korralikult nii-öelda läbi katsutud selleks, et olla siis enda energias. Aga ta ongi ülempreestri energias juba sellepärast, et ta on läbi läinud väga rasketest aegadest ja asjadest. Ja anna mulle teada, kui see sind kõnetas. Ja kui sa tahad veel kaarti, siis anna mulle teada. Ole hoitud.